my Saturday workout is finished. Let's go on with the Luigi's transformation. In today's episode, it should be nutrition or eating. Let's see how's going. I told Luigi to film himself a little bit while making some food. So let's see. Off to Luigi now. Jõudsime siis poodi raisk. Et 3,9 kilti sai joostud, et no, nagu näha, pilt ütleb ühte, aga sisu on tegelikult see, et päris hea tunne on. Võt. Väike postkaart. No, jah. No nii, oleme jõudnud aprillikuusse enda väljakutsega nii, et mis on muutunud, soeng on saledam. Muidu ka mitte nii väga. Tänane episood oli mõeldud niimoodi, et keskendume eelkõige toitumisele. Ja siis vaatame, millega me siis täna enda toidulauda katame. See kreem ei ole söömiseks. Samuti mitte need saiakesed. Küll aga kapsas. No, maitsev, nii maitsev. Mõistagi kapsa juurde on alati mõistlik riivida porganit. Okei, tegelikult keegi peaks seda vajutama ka samal ajal. No näed. Yummy. Suuga hakkas ikka kohe täiega vett jooksma, eriti kui sa näed, et siin kõrval ootavad 2 õuna, eks ole. See on elu. Kätte on jõudnud õhtusöögi aeg. See on siis sinihalitusjuustu, hakkliha, keedete riisi kombinatsioon, mis maitseb ka endale, aga see on eelkõige täna mõeldud lastele, sest pann on soe, veiseliha steik, teine. Tegemist on siis ühe kohaliku kaubandusketi nii-öelda oma tootega, aga päritolu on Argentiinas ja tegemist on siis eesti keeles rompstek vist. On tõestanud enda head kvaliteeti, maitseomadusi ja kui õigesti küpsetada, see on väga restorani tasemel hea toid. Siis proovime, nagu näha, panjapaid näitab ka esimesi, termospot on punane, näitab ka juba esimese kuumenemise märke. Ja võib ka saada siin suitsult mingid sõnumeid, et aega on asi pannile lüüa ja igatahes pärast vaatame tulemust. Tundub, et mingi osa vähemasti õnnestus. Selles suhtes, et see lihatüki paksus varieerub, aga bon appetit!